Härra Hugo Hiibus, mis aastal hoidsid esimest korda käes ajakirja Pikker? See küsimus on nüüd eelmisest aastatuhandest, ma täpselt ei mäleta. Aastal 57 hakkas uuesti ilmuma pärast seda. Tegelikult ma olin selle ilmumise juures lausa, nii et ilmselt see ongi vastus. Ja leiti, et oleks ilmselt vaja satiiri ja huumorit. See algas ju, kui Nikita ütles selle kuulsa lause 18. partei kongressil. Meie vajame nõukogude Majakovskeid, Saltõkov-Sedrine, Gogoleid ja nii edasi. Ja vot siis läks nali lahti. Ma õppisin sellal Erkis ja tudengid andsid välja ühte suurt pilalehte, mis pandi seina peale ja selle nimi oli pressraud ja pesumasin, tal need nimed vaheldusid. Ja seal me ilma igasuguse hirmuta pilasime kõike, nii tudengielu, nii pedagooge, ka kergelt valitsevat ideoloogiat. Nii et meil oli niisugune eelvalmidus olemas. Mina sain nii-öelda tuule tiibadesse, kui ma Pärnu kommunisti karikatuuri võistlustel. Ma olin esimesel kursusel Kunstiinstituudis, see oli 1950. aastal. Seda ma täpselt mäletan. Ma sain esikoha seal. Ja loomulikult see juba tähendas seda, et instituudis mulle lükati kohe ette seinaleht, et pean seda toimetama, et ma olin naljamees nii-öelda juba valmis, kuna auhind oli olemas. Ja muidugi loomulikult ma pidin kuuluma ka kohe sinna Pikri koosseisu. Minu arvates vist esimeses numbris ka ilmus juba pilt. Ja kui Pikker ilmuma hakkas, siis vanemate kursuste tudengid, mõned seal Olav Maran, hilisem maalija Peeter Ulas, hilisem tuntud graafik ja veel mõned läksid siis Pikkerisse oma töid pakkuma. Ja need võetigi vastu, kuna nad olid meisterlikult joonistatud ja ka vaimukad. Ja tulevad siis Erki ja räägivad, oi pagan, kurat, millised honorarid on seal, tead. Üks pildikene 20 rubla, aga mina mäletan, minu esimese kursuse stipp oli 22 rubla. Tähendab, ühe pildi eest võis teenida terve 6 stipi. Ja muidugi see ahvatles ja niimoodi ma olin siis vist teisel kursusel, kui otsustasin ka õnne proovida. Ja sirgeldasin ka valmis kolm pildikest ja läksin arglikult niimoodi, kobistasin sinna Pikri toimetus sisse, aga siis juhtus nii, et kunstiliseks toimetajaks oli vahepeal jupp aega Ilmar Torn, hilisem Kunstnike Liidu esimees. Ta vaatas minu pilte ja ütles, tead Valk, niimoodi me seda asja ei tee. Ja tõmbas sahtlist välja ühe paksu Poola karikatuuri kogumiku. Aga Poola läks selle Hruštšovi sula ajal võimsate sammudega edasi loominguvabaduse suunas. Nad olid natukene paremas seisundis kui meie ja nad hoobilt hülgasid selle sotsrealismi, mis oli ka neile algusest peale surutud ja niimoodi ka nende karikatuur oli see oli ekspressiivne, võimsa vormi deformatsiooniga ja kui Torn mulle seda näitas, ütles, vaat niimoodi pead hakkama tegema, siis see ikka lõi mu üsna vedelaks, nii et ma võtsin oma 3 pildikest, läksin tagasi ja püüdsin neid siis ka niimoodi. Mäletan, sule asemel võtsin pintsli ja dušiga, et siis tuleb niisugune rohmakam joon, mahlakam ja ega see esimene töö ikka jäigi niisuguseks kibakobaks, aga ikkagi Torn kiitis selle heaks ja trükiti ära ja ma olin tehtud mees. Rind ikka püsti, tead, ja raha ka taskus ja siis oli mul,
uks täiesti lahti Pikrisse. Peaaegu kõik, mis ma sinna tõin, kõik see avaldati ja juba varsti jõudsin nii kaugele, et isegi minu pilt pandi esikaanele, aga esikaas oli 60 rubla. Tähendab juba 3 kuus tipp. No loomulikult niisugused asjad ju innustasid, sest ega ei maksa ikkagi materiaalset poolt ka siin ilmas unustada. Eriti kui meie ideoloogia aluseks oli materialism ju tollal, eks ole. Algul pidigi vist Jensen toimetajaks saama, aga tal oli tegemist muud. Ja võeti toimetajaks partei poiss. Kõigepealt toimetaja võttis selle töö vastu, läks raamatukauplusse, ostis Sveigi imelikud lood maailmasõjas ja 4 eri värviga pliiatsit. Sveigi raamat oli toimetajal laua peal, kõige aktuaalsema koha peal, telefoni kõrval kohe, ja seal need värvilised pliiatsid olid vahel. Ja siis ma panin tähele, et eriliste värvipliiatsitega oli ta kriipsutanud teksti alla. Ja me ise arvasime siis, et see oli vist nii, et punasega olid kõige paremad naljad. Ja nii edasi, ma ei julgenud küsida seda. Ma tean igatahes, et enne läks toimetaja koha pealt ära, kui ta jõudis selle Sveigi lõpuni. Aga ta studeeris, kuidas huumorit mõista või mis asi nali on, ma arvan. Nii et parteilane õppis Sveigi abil huumorit mõistma. Mulle tundus. Kellest me räägime täpselt? See oli Harald Toomsalu. Peatoimetaja oli Harald Toomsalu, kes oli niisugune elukutseline ajakirjanik ja ma ei teagi, kus ta varem töötas või mis tast pärast sai, kui ta Pikrist lahkus. Ta oli juba vanem mees, võib-olla läks pensionile. Siis vastutav sekretär oli Edgar Spriit. Ta oli Eesti laskurkorpuse veteran, aga nendest niisugune eestimeelsem tiib. Siis edasi oli päris ilus kirju seltskond. Kirjandustoimetajate hulgas oli 2 endist Eesti SS diviisi poissi. Üks oli Leo Kerge, väga hea följetonist, kes isegi oli Siberis ära käinud, ja teise nime ma olen unustanud. Ja nende kõrval olid siis kunstiline toimetaja Ilme Purre, kes oli Erki lõpetanud graafik, ja veidi hiljem tuli sinna suur revolutsionäär Rudolf Rimmel. Aga kes olid 60-ndatel siis need kõige kangemad karikaturistid? Minu arvates siis oli väga paindliku joonega oli Edgar Valter. Praegu oleme aga karikaturist Edgar Valteri ateljees. Tema loomingu ja muidugi ka nimega on paljud tuttavad, kuid meest ennast teavad vist vähesed. Ta oli autodidakt, ta oli ise õppija, teda ei olnud suutnud sotsrealism ära rikkuda. Ta oli ehe niisugune. Palgapäeva õhtune idüll. Iga pintslitõmme peab mõjuma nagu hõbekuul pahareti pihta. Me kutsume teda Etsiks. Oli niisugune väga edev mees ja teadis oma võimekust ja selle väärtust, aga teisalt teda kogu aeg natukene vaevas see, et tal ei olnud kunstilist haridust. Ma ei mäleta, mis põhjusel ta kas kukkus kunstiinstituudist välja, mul pole enam hästi meelde jäänud. Igatahes sinna proovis sisse pääseda ja mingi jama seal sellega seoses oli. Ja seetõttu tahtis ta seda oma väikest puudujääk, et ta ei ole nüüd professionaalne kunstnik. Tahtis nüüd ühe teise nipiga natukene niimoodi tasandada. Ja ka see, et ta kohvik Tallinna valis oma nüüd tööpaigaks, tal oli ateljee Pikaela tornis, nagu minulgi. Seal ta nimme, sest kõik, kes seal kohvikus olid, teadsid, et tema on Edgar Valter ja et ta seal laua taga koos abikaasaga mõtlevad välja uusi karikatuure. Ja niimoodi oli siis seal niisugune väga
aukartust äratav ja aupaklik suhtumine, sest noh, kes seal tollal kohvikus Tallinnas käisid, muidugi igasugused spekulandid ja riigivargad ja abielurikkujad ja noh, kellel oli raha ja seal siis kenasti seda laristada. Tal oli veel ilus eestiaegne sisustus, ta oli seal teisel korrusel Harju tänaval ja muidugi Ets lavastas seal oma rolli täielikult, kulmkordsus, kraapis pead vahepeal ja suitsetas lakkamatult, konihunnik muudkui ettekandja jooksis jälle, viis konihunniku ära, tõi uued kohvikannud lauale ja krabistas lehtedega, vahepeal käkardas seal osa, mis ei meeldinud kokku ja siis kõik muudkui vaatasid sinnapoole, et kurat teab, kas järsku paneb mind ka sinna pilti sisse, et pärast jama palju. Nii et see oli väga võluvetendus, tähendab. Jensen tegi poliitilisi karikatuure. Jensen oli selle koha pealt satiirik. Ta ütles, et need probleemid on ka nii tõsised, et siin nalja tegemisest ei saa juttugi olla. Aga Romulus Tiitus tegi, no Tiitus oli muhedam, niisugune mees. Valk tegi juba esimesed sähvatused tulid, ei olnud viga. Hoolimata sellest, et Pikker oli partei keskkomitee ajakiri või häälekandja ja teda juhtisid kommunistid, valitses seal veel feodaalsüsteem. Olid aadlikud kaastööliste hulgas, Romulus Tiitus ja Jaan Jensen. Üks oli Saksa ajal vangis olnud, teine oli sõja ajal Jaroslavlis. Nemad olid teistest niimoodi vöö kõrguselt kõrgemale tõstetud. Nemad üldse oma alatoimetajaga ei suhelnud, kui nad tulid toimetusse, läksid otse peatoimetaja kabinetti, seal pandi konjak ja kohvi lauale ja siis arutati aadlikega selle üle, mis nad kaasa tõid. Ülejäänud seltskond, kus oli ka mitu kihistust, need koguti iga numbri tegemise eel kokku ja neile siis tutvustati neid ka üksikuid veel esinevaid puudusi Nõukogude ühiskonnas, mida oleks tulnud siis pilada. Nii et meil oli pikk nimekiri, seal oma 20 niisugust puudust, vaat mille kohta tuli siis karikatuuri teha. Muidugi imperialismi, sionismi, revansismi, neid võisid sa alati peksta tead ja tuua sinna iga kell pildid Ameerika pommidest ja imperialistide krokodillipisaratest ja mida kõike tähendab. Need võeti kahel käel vastu ja nende honorar oli kõvem. Ma ei mäleta, kas seal üksik imperialiste paljastav pilt vist oli 40 rutsi. Nii et poole kõrgem honorar. Et maksti kinni see tellimus siis? Jaa, tellimus maksti lahkelt kinni, jah. Aga siis ülejäänud niisugune alamat sorti kaastööliste mass, see oli siis, pidi leppima siis sellise staatusega, et noh, neile näidati näpuga, vaat nüüd peksad kojameest, nüüd katkiseid vihmavetorusid või nüüd seda, et Kingsepa töökojas ei ole apsati kummi või noh, tead, kõik niisugused tohutud rasked üleelamised Nõukogude ühiskonnast tuli siis paljastada ja aidata kaasa nende likvideerimisele. No teatavasti välispoliitika seisnes ju selles, et Nõukogude pommid ja kahurid olid rahu eest, aga Ameerika oli negatiivne, nii et nii tobedalt, lihtsameelselt tuli seda asja lahendada. No keegi ei tahtnud neid välispoliitilisi teha. Ja nüüd toimetaja ütles mulle, et kui sa ei suuda organiseerida välispoliitilise karikatuure, teed ise. Ja nüüd ma pidin hakkama ise, tagantjärele nüüd, kui inimesed vaatavad, et mina tegin neid tõllakaid karikatuure, kus onu Sammil ja pommid kaenlas ja õla peal ja nii edasi. Ma olin sunnitud seda tegema. Aasta otsa ma pidasin vastu. Siis läksin ära, aga nüüd hilisem Pikker teades, et Hibus teeb välispoliitilisi. Telliti minu ja ma olin, see vari käib minuga, ma ei tea, kas siiani kaasas. Nii et see asi nalja tegemine väga lihtne ei olnudki. Hugo Hibuse karikatuurid on temaatiliselt väga mitmekesised. Seal on olmenalja, seal on poliitilist nalja, igavikulist nalja. Aga tolle aja Pikrit sirvides on näha, et temal usaldati väga tihti ka see imperialismi teema, kõik need aatompommid ja jänkikübarad ja need kuidagi usaldati just temale joonistada. Miks just temale?
no tal oli niisugust vaba sädelevat mõtlemist, sest ütleme, Jaan Jensen, kes oli üks suurimaid imperialistide peksijaid, tal olid niisugused stambid nagu tekkinud ja noh, ta ei olnud ka ju eriti särav karikaturist üldse, tal on üksikuid väga häid šarže ja ka üksikuid väga häid karikatuure, aga üldiselt oli ta niisugune ikka kuivapoolne ja sageli ennast kordav, aga Hugol oli palju vabam mõttelend, noh, teine karakter hoopis, Hugo oli boheem, Jensen oli korrektne, niisugune härrasmees, alati valge taskurätik siin pintsaku rinnataskus ja lips ees, selg sirge ja kõik tema jutt ja kõik oli väga välja peetud. Nii et Hugole sobis see asi paremini ja selle tõttu Hugo oskas ka imperialistide peksmisel leida niisugusi uusi lähenemisi ja et suutis anda elegantse noodi. No ja mahlaka selle juures. Tema naljad olid alati ikkagi, nendes ka imperialistide peksmises oli midagi ka inimlikku ikka sisse sokutatud. Aga see oli ikkagi tellimustöö puhtalt? No loomulikult jah, kes need imperialiste nüüd siis peale Jenseni minu teada ei teinud keegi seda vabatahtlikult, vaid ikka kui toimetuses oli vaja öelda, et näed jälle, vaadake, mida seal see või see vastik imperialist tegi, siis otsiti välja ikka selline karikaturist, kes selle ülesandega hakkama said. Teine imperialismi kritiseerija oli Stanislav Malahov. Ja no temaga oli teine lugu. Tema nüüd kui venelane, kes oli ka Venemaal kasvanud, ta Eestisse tuli siia Erkisse õppima, enne ta polnud Eestis käinudki. Tema oli saanud sealt kaasa juba sellise hoiaku, et eks ole, et Nõukogude Liit on ainukene paradiis maailmas ja ümberringi on üks suur häda ja viletsuse org, et kõik see kapitalismisüsteem, seal inimesed elavad orjuses, viletsuses, otsivad toitu prügikastidest ja ainukesed, kellel seal kõht täis on siis nüüd need kapitalistid ja sõjardid ja see imperialistlik koletis oli juba lastele piltlikult juba nähtavaks tehtud, kuidas ikka veri tilgub siit suunurkadest ja silmad punnis ja suur verine puss sammaste vahel ja igas taskus paistab suurtüki toru välja ja noh, niisugune jubedus ehmatab ikka väikse lapse ära ja miks ta siis ei hakka suhtuma sellesse ka vastava hoiakuga. Oliver Kallas vist oli ka selline, kelle käsi leiti olevat väga tänuväärne imperialismi materdamisel. No vot temal ilmselt, ma tean, ta tegi mitte ainult imperialismi ei piitsutanud, aga temale istus ka usuvastane karikatuur, nii et need kaks teemat. Ja ma mäletan, et Roman Ohlau oli põllumees, temale sobisid põllumajanduse teemad, aga Heinz Valk viskas niisama filosoofilist nalja, huumorit ja seda tahtsid ju kõik teha. Valter oli eriti peene, hea joonega. Tema karikatuuril oli võimalus ju isegi väikest erootika teha, mis oli rangelt keelatud, aga ta tegi seda niivõrd peidetult ja nii muheda huumoriga, nii et see läks läbi, aga kui ma mäletan, et Valk jäi tihti vahele, sellepärast ta tegi niisuguse lapidaarse joonega ja siis see on porno kohe lausa. Nii et tal oli keerulisem, aga Valter imbus natukese oma peene hea joonega ilmus läbi. Oma raamatus Pääsemine helgest tulevikust oled meenutanud Hugo Hiibust, nimetanud, et olite kahekesi sellised lõbusad sellid, osalesite sekeldustes. Jah, kõike seda juhtus nii siin Tallinnas vohavas boheemlaste elus kui ka väljaspool Tallinnat. Sageli me reisisime koos niimoodi rahvaga kohtuma, kuna me mõlemad oskasime mängida suupilli ja siis lõbustasime rahvast ka suupillimänguga ja nagu ma ütlesin juba lauluga ja no Hugo oli väga suur, on siiamaani suur sõnameister ja oskab anekdoote suurepäraselt
rääkida, nii et Hugo oma anekdootidega ja ka muude eluliste juhtumitega, mida ta teadis rääkida, võitis alati publiku südame, sest tal on üks väga hea oskus. Ta suudab oma sõnavalikuga ja intonatsiooniga ja kõigega ka selliseid frivoolseid seiku ära rääkida, ilma et keegi niisugune peenetundeline inimene selle peale solvuks. Kui Hugo rääkis niisuguse väikse roppuse, siis kõik naersid. Kui oleks seda rääkinud Pihokutt või keegi teine, siis oleks seda pahaks pandud. Nii et Hugo oli niisugune tõeline sündinud seltskonna inimene, kes valdas seda mängu seltskonnas olla ja seltskonnas olla mitte niisama, vaid olla ka seltskonna keskpunktiks. Ja kõik need olengud, mis toimusid tema ateljees Vabaduse väljakul või oli Kuku klubis seal ühte niši kogunenud mingi seltskond, kus ka Hugo oli, siis tema hakkas kohe domineerima. Ent algavad sajud tõid karikaturist Hugo Hiibuse Hubasesse ateljeesse. Minu valdusse on nüüd üks su karikatuur, mis on minu arust väga filosoofiline. Ma arvan, et see ei ole ilmunud küll üheski Nõukogude ajakirjas. Et kuidas see sündis? Aasta 63 on selle all. Ma ei mäleta, kas ma olen selle teinud. Signatuur on all. Siis oli eriline tahtmine võllanalja teha muidugi. Ja ma ei tea, seda ma tõesti ei tea, kuhu see on tehtud. Mis aastasse siis jääb su debüüt Pikris karikaturistina? Vist oli 58, kui ma ei eksi. Ja küllap ta oli 58, jah. Oma raamatus Pääsemine helgest tulevikust oled mananud esile toreda bravuurse kuju Pihokuti. Oi! Kes oli Pihokutt? See oli võimas nähtus, tähendab. Kutt oli täielik iseõppija. Ta oli õppinud küll enne sõda Saksamaal mingis trükiasjanduse koolis. No ma ei tea, kas otseselt trükkaliks või seal ka mingiks kõrgemaks asjapulgaks. Nii hästi mul see meeles ei ole, aga seda ma tean, et ta Saksamaal õppis vist Leipzigis. Ja siin nüüd pärast sõda lihtsalt loomuliku toore andega hakkas pilte joonistama ja tõusis kiiresti teiste sellaste niisuguste noorte suurte staaride Hugo Hiibuse, Edgar Valteri kõrvale. Nii et kui mina sinna läksin, siis olid Hiibus, Valter ja Piho olid nüüd sellest tavalisest tegijate seltskonnast olid omamoodi nagu kõrgemale tõstetud, sest nemad olid oma taset ja kvaliteeti juba piisavalt tõestanud. Aga Pihokutt oli samas selle kõrval, et ta oli toorelt andekas karikaturist, oli ta ka tõeline elumees ja pullitegija. No Jeesus Kuti lugudest, kui neid nüüd rahva suust korjata mälestusi, võiks täiesti omaette raamatu välja anda. Kuidas karikatuurid üldiselt Pikrisse jõudsid? Kui palju karikaturistid ise neid tõid ja kui palju siis oli sellist sotsiaalset tellimust? Kuulutasime ajakirjanduses, raadios ja igal pool, et tehke karikatuure, saatke följetone, saatke naljalugusid. Ja rahvas tõi ja kuna honoreeriti ja konkurss oli koha peal, kes parema pildi sai, me valisime pildid ise välja. Vot praegustel ajalehtedel on raske teha, nad võtavad ühe inimese palgale. See peab tegema iga päev karikatuuri, aga see peab olema superandekas mees, kes jaksab teha iga päev. Aga meil oli valik. Nii et me valisime kõigi pealt paremiku, koorisime koore pealt niimoodi. See oli üks asi, mis tegi Pikri paremaks. Aga vaba valikut oli ka ametigi karikaturistidel midagi lihtsalt inimlikku pilada? Oli, see jäi alati. Ainult, et kui hakati uut numbrit kokku panema, siis oli ikkagi toimetuse eesmärk, et kõigepealt leiaksid kajastust need partei suunised,
millest ma just äsja rääkisin, nende üksikute puuduste osas. Ja kui siis ruumi jäi ja oli ka mõni niisugune nagu tähtpäevaga seotud number, nagu naistepäeva number, siis võis teha ka niisugust inimlikku mõnusat nalja, kust olid naised ja armastus ja isegi abielu rikkumised ja armukaste pidamised ja kõik niisugused asjad, siis nende ulul sa võisid ka nalja teha. Ja muidugi suvi oli veel teine niisugune periood nagu rannaelu ja üldse logelemine, siis sai tehtud nalja ja ka kõige niisuguse mõnusa olemise ja aja veetmise üle. Pikri toimetuses ma olin kunstiline toimetaja 1 aasta. Mis aasta see oli? See oli 1959 ja 60 ma tulin ära, sellepärast et asi oli niimoodi, et mind hakati poliitiliselt alt vedama. Sellepärast meil oli traditsiooniline piljardilaud oli ja igal kuul, kuus üks kord ilmus, karikaturistid tulid ja panid oma tööd sinna piljardilauale ja me kollektiivselt valisime ja valisime välja, ma mäletan hästi, Valteril 2 väga head pilti, karikatuuri, naljapilti olid ja need võtsime vastu ja need pidid minema numbrisse. Numbris aga neid ei olnud ja kui Valter tuli ja küsis minu käest, mina olin temaga otse kontaktis niimoodi, toimetaja juurde ta ju ei läinud. Ja mina mõtlesin, et mida ma keerutan, ma ütlen ausalt, et mina seda ei tea, mina olin selle poolt ja mina andsin selle valiku, aga ma ei tea, see on toimetaja käest peab küsima. Ja nüüd toimetaja otse kuulis seda juttu ja kutsus mind enda juurde, pani ukse lukku ka veel ja ütles, et seltsimees Hiibus, te ei ole toimetuse poolt. No kuidas nii? Ma olen hea nalja poolt niimoodi. Teate, teie saate selle eest palka, et te peate lahendama enda suhted karikaturistidega. Ma ütlesin, aga see ei ole minu suhe. Minu suhe oli nii, et mina tahtsin selle numbri sisse panna, aga teie ei pannud. Ja mina ei tea, ma ei oska seletada, siis te ei kõlbagi kunstiliseks toimetajaks, kui te ei oska valetada, ütles vaikselt. No ja mulle tehti siis niisugune väike noomitus ja ma andsin avalduse, kuna ma sõitsin just turismireisile Hiinasse ja leidsin, et hea põhjus on tagasi mitte enam minna. Ja niimoodi ma pääsesin selle nalja tegemise juurest. Vot naljaköögi juures on niisugune lugu, et siin esinevad niisugused, ütleme niisugused eriarvamused.